uus hooaeg alustas jälle. Kas te nägite täna esimest korda seda esimest osa siin teleekraanil? Jaa. Kui see mõte siis tuli, et hakkate siis uut hooaega tegema, mis teil peas läbi käis? Kas mõtlesite, et pekki jälle? Või oli, et jess, saame uuesti teha? Vastata, sest et kuna see oli nüüd see hooaeg, oli minu idee kuidagi see asi käima tõmmata, siis kui see läks läbi, siis mul oli küll jess. Ja ma väga lootsin, et tüdrukud on ka nõus, endiselt tüdrukud minu jaoks. Nii et siis, kui me saime aru, et jah, läheb ja me lähme Hispaaniasse, no pigem oli jess. No see oli ikka väga jess. See oli ikka väga jess. Töö ja Vile koos. Minu arust Vile muidugi eriti. Et see, et üks asi on see, et, et jälle nagu selle kambaga ja selle polguga tagasi seda kõige lahedamat tööd teha. Tundus selline no-brainer, aga minu jaoks nagu see eriti selline, kuidas seda kullapuru seal. Kullapuru. No pun intended. On ikkagi see, et Katja on kirjutanud seda, Kertu on kirjutanud, et meil on nagu, see on nagu nüüd 100% ringisisene. Minu arust Katja on teinud imetoredat tööd ja nii äge oli mängida. Kertu oma huumorisoonega igal sammul nagu aitamas õlg all ja muidugi kõik koos neljakesi. Minu jaoks Dream Team, et see oli jah, süke. Ma ütleks ka korraks kiidusõnad lihtsalt, et kuna stsenaarium on nii hea ja kui sa näed, et see on hea stsena, siis sa lähed üli hea tundega tegema. Et ma arvan, me kõik oleme igasuguseid asju teinud ja siis vahepeal on nagu süke, et tore, aga hullult hästi kirjutatud, nii et ma ei tea, ma olen igast asju teinud vahepeal. Mina tahtsin öelda, et kuna me oleme nüüd nagu väljastpoolt stsenaristi välja söönud, siis järgmine on see, et me sööme välja helioperaatori, filmeerija, valgustaja, me hakkame kõike ise tegema. Ja lõpuks me sööme Ergo Kullaga välja. Muidugi. Hoidke alt kogu meeskond. Kuidas see stsenaariumi kirjutamine üldse välja näeb? Kas te pidite, ma ei tea, vaatama eelmised hooajad kõik üle ja siis hakkasite kuskilt maalt pihta või kuidas see sündis teil? No kõiki küll üle, selles mõttes kõiki osi, see oleks nagu, ma ei tea, mitu tundi on ju, mitu töönädalat sinna oleks läinud, aga natukene jaa, et kuidagi aru saada või meelde tuletada, kes need tegelased olid ja vaadata see vanu osi seal ikkagi nagu, no ma ei mäletanud, et nad nagu nii opakad on. Seda küll. Ma ka praegu vaatasin, ma nagu kuidagi mõtlesin, et no on mingid naised kuskil midagi teevad, toimetavad, aga nad ikka täiesti nagu ajuikas sile, nagu kõigil nagu. See on nagu põhjus, miks nad ka kogu aeg neljakesi kokku satuvad. Keegi ei jaksaks. Nad ei saa nagu areneda inimesena, sest et siis nad ei oleks enam koos. Kui te võtteplatsil olete, siis nagu kõrvaltvaatajana on juba naljakas. Kuidas teil seda teha on? Kas te ikkagi ka peab ikka mitu korda tegema, sest nii naljakas? Räägin enda eest, mina hävin lihtsalt. Mina lihtsalt panen pool teksti ise nagu mõtlen puusalt. Ma ei saa aru, mida ma räägin. Siis ma teen selle duubli ära, siis mulle pärast öeldakse, mida ma rääkisin. Ai, ma mõtlen, minu mõnest neid nalju, et meil on mingi stseen, kus me niimoodi naerame, et me ei saa pidama. Et esimeses osas oli ka vaata see, kus sa kaarte mulle panid. Et see oli ikkagi niimoodi, et juba mõtlesin, ma ei tea, et me paneme pausile nagu, et tuleme homme tagasi, sest ei ole võimalik. Ei, mul oli viimasel võttepäeval ma ei mäleta. Oli hotellis, me olime seal voodi peal ja me lihtsalt ei saanud edasi. Ma ei mäleta, midagi sa ütlesid ja mul flippis nii ära ja mul ei ole mitte kunagi niimoodi olnud, sest et kaamera ei olnud minu peal ja ma lihtsalt tunnen, et ma ei suuda lõpetada ja silmast jookseb vett. Katsu sa öelda oma mingi jumala normaalne lause inimesele. Ja ei saa. Sest et sa teine väriseb sul nagu vastu seal nagu. Ja ei suuda lihtsalt lõpetada ja see asi, mis nagu oli, see oli mingi täiesti suvaline, mingi, ma ei tea, mitu aastat saatis kirja või no ma ei tea, mingi vaata, vahel tuleb selle mingi üleväsimuse ja hapnikupuuduse ja kui pikad võttepäevad selle pealt tuleb ka ja siis ei saa ka enam ise aru, miks ma arvan, et tegelikult hapnikupuudus on meie edu saladus. Teeks me seda sarja ruumides, kus oleks õhku, siis võib-olla me oleks normaalsemad. See oleks jumala igav asi, et pigem jah, ma arvan, et... Ja no tegelikult, ütleme, põhiasi ikkagi, mis meie võttepäevad nii pikaks teeb, on see, et kui see nelik kokku saab, see pläku ja see ei ole, ma mõtlengi, et kui esimene võttepäev jälle oli, no see oli ju tegelikult kunagisest esimesest võttepäevast alates. See pläku pani ajama ja see on siiamaani sama, aeg on vahepeal mööda läinud, aga see pläku on ikka sama. Ja tahaksin siinkohal tervitada meie võttegruppi või meil on võttegrupid vahetunud ja ma saan aru, et mingid inimesed on lihtsalt selle töö üles öelnud sellepärast, et nad ei kannata seda möla välja. Ja Helimees Markole tuleb lihtsalt mingisugune diploma. Ta ju kuuleb kõike muidugi.
tal on me oleme tal kogu aeg kõrvas ja ta vahepeal näed, et ta ja nagu tal on tõesti nagu jah. lülitab välja ennast. ja vaata, meil olid õhtuti peod seal oma villas, onju, aga Marko ei tulnud kunagi peole. Ta ei suutnud ma saan aru, miks. Meil oli nagu nii palju veel omavahel rääkida ja Markol kuidagi ei olen olnud. seda kõike kuulnud juba. no uus hooaeg leiab aset siis Hispaanias. Mis rolli see mängis, kas see oli nagu puhkus teil või kuidas need päevad välja nägid? No ega ta ikka lõpuni ikkagi puhkus ei olnud, et need olid ikkagi võttepäevad olid pikad. Televaataja näeb, et me tegime ka tööd seal natuke. midagi tegime jah, aga samas oli mõnus ka, et ikkagi, no seal ei olnud nagu nii soe sel ajal, kannatatav, et Jaanuaris käisite? jaanuaris jah. Jaa. ta oli nagu Kristel ütles, töö ja vile koos, aga võib-olla vilja oli natuke rohkem. Jaa, no sest ilus, seal on ikka tohutult ilus, nii et soovitame, kes ei ole veel jõudnud ja kes televahendusel tunneb, et võiks, soovitame. Natuke soojemal ajal. Minu arust see on täpselt siuke koht, et kui sa vaatad mingeid reisisaateid ja asju ja siis lähed ise pärast kohale, mõtled, ma ei tea, nagu, siis see on täpselt see, et ta ongi nagu nii lahe, kui ta tundub minu arust ekraani vahendusel. Ja Harri ja Veronika mängivad ka suurt rolli siin. Jaa, tervitame Ja neid nende ka. koer Alfred, tervitame. Ja nendega oli väga tore, täpselt nii soojad inimesed, kui nad tunduvad ise teleekraanilt, siis täpselt nii soojad nad on ja võtsid meid nii armsalt vastu ja kostitasid meid nii, kui jaksasid, nii et nagu nendega koos teha oli seda täielik unelm. Neid Padjaklubi hooaegu ketrab minu meelest telekas kogu aeg. Palju te ise vaatate või silma peal hoiate või pigem te ei taha vaadata, mis kunagi tehtud on? Teate, kui tuleb, siis ma olen ikka paar korda jäänud vaatama ja siis on küll täpselt seesama, et nagu mis seal, millest see sari üldse räägib? Ma ei mäleta, et sa teed, kui sa nagu võttel teed, sa põhjendad enda jaoks kõik need asjad ära, sa muidu ei saaks neid stseene mängida, see peab sinu jaoks tunduma mõistlik ja loogiline, muidu sa ei suudaks neid sõnu öelda, aga siis, kui see aeg läheb mööda ja hiljem vaatad seda, siis sa saad aru, et seal ei ole ei mõistlikkust ega loogikat, nagu seal ei ole nagu, see on lihtsalt mingi lädra. Minetatud ju. Minul on 7-aastane tütar ja ma näen, et huvi on suur Padjaklubi vastu ja ma vaikselt olen talle tutvustanud, aga niimoodi, et ma ise vaatan võimalikult vähe. No täna ka siin meeletult palju noori, võib-olla olid lapsi sellises vanuses, kes polnud sündinudki, kui Padjaklubi esimene hooaeg on ja üles läks. Mis selle sarja fenomen on, et neid fänne tuleb ja tuleb juurde ja vaadatakse? Ma arvan, et see on see, mis on paljudel sarjadel, mille puhul on algselt plaan, et teeme kiiresti ilma valguseta ühe hooaja mingi asja täiteks, mis kukkus ära, on ju. Ja siis rohkem me ilmselt ei kohta kunagi. Minu meelest alati sealt see lugu hakkab sealt, et kui keegi hakkab garaažis midagi ehitama, siis sellest sünnib, ma ei tea, Apple on ju. Et noh, et nagu mulle tundub, et hea võrdlus on muidugi Padjaklubiga on ju. aga tavaliselt nii on, et teeme ruttu põlve otsas, sest muideks esimene hooaeg me tegime ilma valguseta seriaali. Ilma statiivita. Ilma statiivita, nii et kui päike läks looja, siis meie võttepäev sai läbi. Ei, meil olid ikka laelampid aitasid No mõne jaa, stseeni veel teha, aga päevavalguse lasime lukku sellega, et meil olid prügikotid olid akende ees. Et kõike saab teha, tehke lihtsalt, hakake kuskilt minema. Aga mina arvan, et see fenomeni taga on, mina julgeksin öelda, et ilmselt on nagu ükskõik kui jaburad need karakterid ise ei ole, siis mul on tunne, et mingi võlu peab olema selles, et me neljakesi omavahel tundsime ka, et me oleme kuidagi hea miks ja nagu me sobime hästi kokku ja me astume lahedalt erinevalt ühte jalga, et ma arvan, et ka see nagu meie omavaheline keemia ja armastus hästi palju kiirgab läbi sealt episoodidest, ma vähemalt loodan ja mulle vähemalt tundub küll nii, et see võiks olla üks väike võti. Ja mul on ka teooria, kuna tegelikult vähe on sarju või vähe tehakse just naistele või tüdrukutele, et tüdrukud nii ma olen palju rääkinud juba, saavad samastada ennast sellega, et nad valivad ühe välja ja kuidagi ütlevad, et see on nagu nende lemmik või kuidagi see on eri naiskarakterid ja naiste elu nagu erinevad tahud. Ja seda tegelikult ei ole nii palju, mida tehakse just nagu naistele või tüdrukutele. Jah, kes sina oled näiteks? Kes sa oled? Keda sa tunned, et on kõige rohkem sinu moodi? Mina elan ka koos korterikaaslastega. Ma väga palju samastun, me vaatame Padjaklubi väga palju kodus. Mulle on öeldud, et mina olen siis Maria ja Laura segu. Ja meil on korterikaaslastega ikkagi ära jaotatud, kes on Miša, kes on siis Kristina.
taha kohtuda. jah. aga kuulge, aitäh teile ja ma loodan, et sari läheb hästi. aitäh. aitäh sulle.